Minu nimi on Kaarel Kivilo, olen Saue noortekeskuse noortejuht, noorsootöötaja teisisõnu. Olen ka ringijuhendaja, DJ ringijuhendan, olen seda viimased 2 hooaega teinud. Ja siis kui ma noorsootööd ei tee, siis ma olen öösiti kuskil klubides ja mängin niisama ka muusikat. Noorsootööde jõudsin kuskil 4 aastat tagasi. Kuidagi peaaegu pooljuhuslikult olin just Austraaliast tagasi tulnud ja siis minu sõber ja kolleeg siis soovitas mind, helistas mulle, ütles, et Kaarel, meil läks üks meestöötaja siit Sauelt ära, et meil oleks vaja ühte meestöötajat ja ma soovitaksin sind. Võtsin nädal aega mõtlemisaega ja siis nüüd 4 aastat hiljem siin ma olen. Saue noortekeskuses olen platsitöötaja, ringijuhendaja, plakateid teen ka, kui vaja. Aga igapäevatöö on üldiselt suhteliselt sarnane teiste noortekeskustega, et uksed teeme lahti, lapsed tulevad sisse, siis me tegeleme nendega, ükskõik mis see siis on, kas me teeme mingisuguseid avatud tegevusi nendega, mängime või õpime või siis korraldame üritusi neile. Toetame noorte igasuguseid asju, mis nad teha tahavad ja kui nad tahavad midagi teha, mis jälle võib-olla õige, siis sekkume, aga laseme ka neil oma pead olla. Muusikaga olen kokku puutunud kuskil 10 aastat, olen teadlikult muusikat mänginud ja siis meie noortekeskuses on siis selline süsteem, et igal nädalapäeval on siis mingisugune ring, mida meie enda noortejuhid siis läbi viivad. Noorsootöötajatel peab olema nagu tegelikult selles tööriistakohvris nagu päris palju igasuguseid vahendeid ja tööriistu. Nad peavad olema ürituste korraldajad, vahepeal me oleme mehaanikud, vahepeal me oleme medõed, arstid, õpetajad, isa ja ema eest, et igav ei hakka. Noorsootöö võtmes mind inspireerib võib-olla just see enda taust või et minu taust pole ka kõige lihtsam ja kergem pole see elu olnud ja minu ellu ei sekkunud õigel ajal noorsootöötaja või mõni sotsiaaltöötaja või midagi ja nüüd nagu tahaks võib-olla sekkuda. Ma tahaksin 20 aasta pärast öelda, et ma olen 20 aastat noorsootööd teinud.